Hei, tere tulemast tagasi. Ja kes on uus, siis tere, minu nimi on Anni. Tänases videos räägin lähemalt naha anatoomiast ja füsioloogiast. Puudutan ka sügavamalt eelmise video teemat, milleks oli nahatüübid. Seega, kui sa veel ei tea, mis nahatüüp sul on, siis mine ja vaata minu eelmist videot. Eelmises videos on test, mida sa saad kodus järele proovida, selgitamaks välja, mis nahatüüp just täpselt sinul on. Nonii, lähme esimese punkti juurde, naha anatoomia ja füsioloogia. Nagu teada, on nahk meie kõige suurem organ. Ühelt poolt pakub ta kaitset väliskeskkonna eest, aga teisalt jällegi näitab välja ka, mis toimub meie sees. Ma tegin tänase video heaks ka natukene märkmeid, nii et kui ma vaatan natukene vahepeal sinnapoole, siis ma loodan, et see sind väga häiri. Nonii, meie inimesed kuulume imetajate alla ja imetajate nahk koosneb 3 kihist. Marrasnahk ehk siis kõige pealmine kiht, teise nimega epidermis, pärisnahk ehk dermis ja alusnahk ehk subcutis. Epidermis koosneb kihilisest lameepiteelist. Kujuta ette, et naha kõige pealmine kiht on justkui telliskivisein. Ja telliskiviseina iga telliskivi kujutab endast naharakku. Telliskivisein nagu ikka koosneb päris mitmest kihist ja meie pealmine epidermis nahakiht täpselt samamoodi. Epidermis on pidevalt uuenev kude. Uuenemine toimub siis nii-öelda altpoolt ülespoole. Sügavamalt tekivad uued rakud ja peale jäävad vanemad rakud, mis kõige välimises kihis on siis tuumatud, lamedad ja surnud naharakud, mis moodustavad soomuseid. Aja möödudes need samad soomusjad, pealmised surnud naharakud, eemalduvad. Ja kogu see ring nii-öelda selles telliskiviseinas, kui rakk altpoolt uueneb, siis ta vaikselt kogu aeg tõuseb ülesse poole, kuni jõuab sellesse pealmisesse epidermi kihti ja sealt lendu tõuseb, siis see kogu ringkäik võtab umbes aega 6 aega. Järgmine keskmine nahakihi nimetus oli dermis, mis siis koosneb tihkest kiulisest sidekoest. Ehituselt sisaldab dermis läbipõimunud kollageen ja elastsete elastiini kimpe. Ja just nende elastiini ja kollageeni kimpude võrgustik annab nahale vetruvuse ja elastsuse. Ja 3. nahakiht ehk siis alusnahk ehk subcutis on vahelüliks naha ja nahaaluste organite vahel, mis siis koosneb peamiselt sidekoest, elastiinist ja rasvarakkudest. Umbes pool keharasvast asub nahaaluskudedes. Alusnahas asub ka rikkalikult vere- ja lümfisooni ning närvirakkude jätkeid. Ehk siis korra veel tagasivaatavalt, meie nahk koosneb 3 kihist, epidermisest, dermisest ja subcutisest. Järgmiseks korraks peatun naha ülesannetel. Nahal tervikuna on hulgaliselt ülesandeid. Nahk esmalt on ikkagi kaitsja. Nahk kaitseb organismi sisekeskkonda väliskeskkonna mõjude eest. Nahk on ka vee ja soojuse tasakaalu reguleerija. Nahk on tundelund, nahas asuvad puute, valu ja temperatuuritundlikud rakud ning vabad närvilõpmed ja nahk ka sünteesib B ja D vitamiini ja rasvade ladestumist. Okei, sellega on okei. Nii, lähme edasi nahatüüpidega. Nahatüübi määramine on lähtekohaks kõikidele näohooldustele. Selgitatakse välja naha seisukord, nahas esinevad probleemid ja naha hetkelised vajadused. Ja nahatüüpi määratakse, et saada aru, milliseid hooldustooteid ja vahendeid üldse nahal vaja võib minna. Näonaha põhitüüpe on 4. Nagu eelmisest videost juba teada saite, siis on need 4 tüüpi normaalne, kuiv, kombineeritud ja rasune nahk. Mainisin ka eelmises videos dehüdreeritud ja tundlikku nahka, mis on tegelikult naha seisundid, mitte nahatüübid. Tundlik ja dehüdreeritud nahaseisund võib esineda ükskõik millisel nahatüübil. Normaalse naha tunnused. Pooride suurus on normaalne, higi- ja rasunäärmete eritus on tasakaalus, naha paksuse värvus on normaalselt, naha niiskussisaldus on normaalne, naha pind on sile ja ühtlane, ebapuhtused võivad esineda siis D-tsoonis. Ehk siis kõik paistab justkui tasakaalus, normaalne, keskmine. Kuiva naha tunnused. Nahapoorid on väikesed. Higi- ja rasunäärmete töö on nõrgenenud. Nahk on õhuke ja jäik. Nahapind võib olla kare, ebaühtlane. Naha niiskussisaldus on alanenud. Ebapuhtused kuival nahal võivad esineda ninal ja kalduvus võib olla ka kuperoosale.
kombineeritud naha tunnused. Nahapoorid ja naha rasueritus on suurenenud naha T-tsoonis, nahk põskedel kuiv või normaalne. Nahapind võib olla ebaühtlane, naha vereringe on halvenenud. Jume võib olla veidi halb, niiskussisaldus on alanenud ja T-tsoonis võivad esineda kometoonid, mustad ja valged pead. Ja rasune nahk. Rasune nahk jaguneb tegelikult 2. On pinnakuiv rasune nahk ja õliselt rasune nahk. Pinnakuiv rasune nahk kujutab siis endast järgmist. Poorid on suhteliselt väikesed, aga poorid on ka ummistunud. On tugev rasueritus, rasu on tihke, paks ja kuiv, niiskussisaldus on alanenud, naha vereringe on pigem halvemapoolsem, naha jume on hall ja elutu ja nahapind on kuiv, kare ja võib olla ka ketendav. Teisena siis rasusest nahast on õliselt rasune nahk ja selle naha puhul on nahapoorid suurenenud, rasu ja higieritus tugevalt suurenenud, nahal pindmine läige, nahk on paks, naha vereringe halb, jume võib olla hallikas või kollakas, kalduvus aknele ja põletikele ja sageli on rasune ka peanahk. Need olid siis 4 nahatüüpi natukene sügavuti minnes. Peatun korraga nahaseisunditel. Alustan dehüdreeritud nahast. Dehüdreeritud nahk on see nahk, millel on pindmine kuivus ehk pinnakuiv nahk. Ja see on nahaseisund, mis võib esineda kõigil nahatüüpidel, nagu ma eelnevalt juba mainisin. Tunnused siis dehüdreeritud nahal on kuiv ja eriti pärast pesemist kuiv. Allergiatunnused võivad olla punetus, laigud, kipitus, nahk võib olla hell ja kindlasti dehüdreeritud nahk nõuab kreemi ja niisutamist. Dehüdreeritud seisundi põhjused. Esiteks, vale nahahooldus. Dehüdreeritud nahaseisund võib tuleneda liiga tugevast nahahooldusest. Ehk siis kasutatakse valesid tooteid, mis lõhuvad naha enda loomuliku kaitsebarjääri. Selle kaitsebarjääri nimetus on hüdrolipiidkiht, mis tagab naha immuunsuse ja tasakaalu. Liiga tugevad ained võivad selle tasakaalu paigast nihutada ning seesama barjäär enam ei toimi nii hästi nagu varem. Paljud näiteks põletikuvastased toimeained ja hooldustooted on nii tugevad, et tapavad nahal nii head kui halvad bakterid. Nad siis lahustavad selle lipiidkihi osakesi ja viivad kaitsekihi tasakaalust välja. Kui lipiidkihiga on kõik korras, siis nahk ei kuiva ja on kaitstud halvaloomuliste bakterite eest, mis tagab ilusa ja puhta naha. Ja teiseks võivad dehüdreeritud nahaseisundit süvendada ka valed niisutajad. Ehk siis kasutatakse liiga kergeid nahka niisutavaid kreeme või keele, mis imenduvad küll kergesti ja annavad kiiresti sellise mõnusa värskendava tunde, kuid ei niisuta piisavalt. Dehüdreeritud nahk võib olla tekkinud ka lihtsalt sellepärast, et nahk on hooldamata. Ja teine nahaseisund, mis võib esineda kõigil nahatüüpidel, on tundlik nahk. Tundlikuks võivad aja jooksul muutuda kõik nahatüübid. Kuigi enamasti kaasneb nahatundlikkus kuiva nahatüübiga, siis ka rasune ja aknele kalduv nahk võivad olla tundlikud. Kuivas nahas tekib tundlikkus selle tõttu, et selles pole piisavalt rasu ja niiskust. Rasuses nahas aga sellepärast, et rohkete bakterite kasvu tõttu on naha vastupanuvõime vähenenud. Nahatundlikkust mõjutab vabade närvilõpmete erkreageerimine ja naha vastupanuvõime alanemine. Nahal tekkiva tundlikkusreaktsiooni puhul on kapilaarid laienenud, naha vereringe kiireneb ja veresoonte läbilaskevõime suureneb. Tundlikkuse märgiks võivad olla naha lokaalne punetus, sügelus, ketendus, kerge turse, kuumav kipitav tunne. Naha tundlikkust mõjutavad nii sisemised tegurid kui välimised tegurid. Sisemisteks teguriteks võivad olla hormonaalsed muutused, stress, pinged, mingid ravikuurid, unetus või vürtsised toidud, alkohol, suitsetamine, seedehäired. Välised tegurid võivad olla kliimamuutused, õhusaastatus, päike, tuul, külm, nahale kantavad mingid ravimäärded, kosmeetikatooted, säilitus- ja lisaained ja üleüldiselt valed hooldustooted. Nagu ma juba mainisin, siis nahatundlikkus võib ka ajaga tekkida. Nahatundlikkust võib tekitada aja jooksul ka näiteks parfümeeria või lõhnaainete kasutamine nii kosmeetikas kui nahahooldustoodetes. Seega soovitan üle vaadata kõik oma kosmeetika ja nahahooldustooted
tooted ning tähele panna, kas nendes leidub lõhnaaineid. Tavaliselt on kosmeetika ja nahahooldustoodetel koostisainena kirjas, kas on kasutatud parfüümi või lõhnaaineid. Nahahooldustoodetes tegelikult parfüüm kui selline on täiesti ebavajalik komponent. Meile kui kasutajatele võib parfüüm tunduda kui mõnus lisaaine, mis tekitab heaolutunde, kuid pikemas perspektiivis võib see meile nahale hoopis karuteene tekitada. Soovitan soojalt jälgida oma hooldustooteid ja võimalusel vältida parfümeeritud toodete kasutamist. Parfümeeritud toodete hulka ei kuulu eeterlikud või naturaalsed õlid, mis nagunii oma loomulikus olekus lõhnavad. Nii me oleme rääkinud naha anatoomiast ja füsioloogiast, peatunud ka natukene pikemalt nahatüüpidel ja nüüd tahan ma jagada sulle, milleks üldse nahahooldus. Nagu juba korra mainisin, siis nahk on meie kõige suurem organ. Ja kui näonahk on tasakaalust väljas, liiga kuiv või liiga rasune ning pidevalt vaevab kas punetus või vistrikud, siis vajab meie nahk abi. Nahahoolduse eesmärgiks on siis naha tervisliku funktsioneerimise soodustamine. Igas elukeskkonnas, kas on siis pakane, tuuline, kuum või külm, nendes on kõigis omad faktorid, mis häirivad naha loomulikku funktsioneerimist. Paar nahahoolduse põhitõde sulle. Naha ja eriti näonaha toonust mõjutavad liikumine, toitumine, mineraalained ja vitamiinid. Seega mitte ainult need kreemid ja puhastused, mis me oma nahal teeme, vaid ka kogu tervislik eluviis. Olen nüüd pikalt rääkinud näonahast, kuigi tegelikult näonaha hooldus ei ole ainult näol, vaid ka siia juurde kuulub kael ja tegelikult ka dekoltee. Võrreldes kehanahaga on näonahk tunduvalt õhem ja tundlikum. Kui näonahk on õhem ja tundlikum, siis veel tundlikum ja õhem on silmaümbruse nahk ja ka tegelikult kaelanahk. Nii kaela kui ka silmaümbrusnahk on oma olemuselt veidi sarnased. Nad on õhukesed ja nendes puudub rasueritus. Ja niiskus haihtub nahapinnalt kergesti. Epidermis ehk siis naha pindmine kiht on ehituselt lõtv ja silma puhul kinnitub tugevalt vaid silma- ja kulmupiirkonda. Kaelanahk erineb anatoomiliselt teistest kehapiirkondade omast just sellepärast, et kui näonahk lebab näoluustiku peal ja toetab näolihastele, siis kaelanahk justkui ripub ülevalt alla ja kinnitub lõualuudele. Ja mis on ka ühist silmanahal ja kaelanahal, siis nende mõlema kaitse keskkonnamõjude vastu on väiksem. Ja kaela ja dekoltee piirkond niisamuti on tundliku nahaga ja tihti just algavad allergiad just kaela piirkonnast. Just sellepärast, et selle nahk on õhem ja tundlikum. Ehk siis minu kaela ja silma-naha jutu lõpetuseks või mõtteks siia on see, et kogu näohooldus peaks olema ka toimetatud nii kaelal kui ka dekoltee piirkonnal. Loodan, et leidsid siit videost midagi enda jaoks uut, midagi huvitavat ja midagi õpetlikku. Kui sul tekkis mõni küsimus või soovid midagi kommenteerida, siis tee seda all kommentaarides. Ja kui sa õppisid tänasest videost midagi, kas või natukene, siis võid panna ka like. Thanks! Ja kui sa tahad kindlasti mitte jääda ilma minu järgmistest videotest, siis siin all on üks nupp, subscribe, vajuta sinna. Ja siis seal on vist mingisugune kellamärgikene, võid sinna ka vajutada, sest just siis ütleb YouTube sulle ise, millal ma järgmise video olen juba postitanud. Lihtne!